ma mäletan, et me sõitsime kuskil 80, ma arvan, see oli 80ndate lõpus. Me sõitsime toonasesse Leningradi, tänasesse Peterburgi turniirile ja me mängisime seal ühe Vene noortevõistkonna vastu. Ja see noortevõistkond tegi, korvpallis on selline liikumine taga nagu 8. Ja tegi ka erinevaid kombinatsioone, et tagamängija tuli üle ja tõstis seal 1, 2 või 3 näppu püsti ja nad tegid mingeid kombinatsioone. Me võisime siis olla, ma arvan, sellisest C vanuseklassis. Ja nad võitsid meid pikalt, väga pikalt. Ja siis me küsisime treeneri käest, et miks meie ei tee kombinatsioone. Meie treener oli toona Robert Raamat ja ta ütles, et liiga noored olete, vara veel. Ja tuleb tunnustada ja tunnistada tema tarkussõnu, et kui läksid 3-4 aastat mööda ja kui me jõudsime sama võistkonnaga siis A-klassi ja me mängisime Läti ja Leedu vastu, siis oli nii, et toonane Oktoobri rajooni spordikool võitis meie vanuse kaaslasi Leedust ja Lätist. 78 aasta poiste vanusekäik oli tubli koondis, et sinna kuulus ikka tublik korvpallurid Tartu linnast, näiteks nagu Martin Pahimets ja Tanel Tein. Ja me võitsime ka Eesti koondisega, toonase noortekoondisega Läti ja Leedu heakaaslasi. Nii et need on võib-olla eredad hetked, et treener tegelikult oskab väga süsteemselt ja ütleks ka pedagoogiliselt siis anda seda korvpalliõpetust teatud sammudest järjest rohkem ja rohkem peale, et ei ole nii, et sa miniklassis pead tegema kombinatsioone ja vaid siis tulebki seda mängu nautida ja tuleb saada sealt positiivset emotsiooni.